nüüd on aeg meil sealmaal, et me alustame Jumala sõnaga. Ja minul on sinu jaoks täna välja valitud kirjakoht Heebrea lastele 12 ja 1 ja sealt muidugi rullub see asi edasi, nagu te teate, et kirjakohti tuleb juurde ja tuleb juurde, aga alustame Heebrea lastele 12.1. Ja see kõlab nii, see ütleb meile, seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Ja ma nopin siit välja sõna püsivus. Vene keeles terpenie oli selles kirjakohas. Ja ma vaatasin, mis Eesti Keele Instituudi sõnaveeb selle kohta ütleb see püsivus, siis sõnastik Eesti sõnaraamatus või sõnastikus või selgitavas sõnaraamatus on, ja see on pikaajaline, mitte ajutine, kestev, jääv, vastupidav, jätkuv. Ja Piibli algtekstis on see sõna püsivus, vastupidavus, vankumatus, kannatlik ootamine, rõõmsameelne vastupidavus, püsivus ja vene keeles ka длительный, продолжительный, беспрестанный, непрерывный, непрестанный on siis see püsivus selles kirjakohas. Ja ma paningi meie tänase jutluse teemaks vastupidav või rõõmsameelne vastupidavus. Rõõmsameelne vastupidavus, püsivus. Ja see salm ütles meile, et meie ümber on nii palju või nii suur pilv tunnistajaid. Kes need on? Kes need tunnistajad on? Ja Heebrea kiri räägib selles kontekstis 11. peatükis usumeestest ja usunaistest, meie usu esivanematest, Aabelist, Enokist, Noast, Abrahamist, Saarast, Iisakist, Joosepist, Moosesest, Gideonist, Taavetist, Samuelist ja ka nendest, kes lasksid ennast usu pärast surnuks piinata, võtmata vastu pakutud vabadust, nagu Piibel ütleb, selleks, et saada paremat ülestõusmist. Ja kirjakoht räägib nendest, et nad on need, kes said kogeda pilkamist, ahelaid ja vangi, keda visati kividega surnuks, keda saeti pooleks, keda hukati mõõgaga, kes käisid mööda maad puuduses, viletsuses, kurja kannatades. Ja Piibel ütleb nende kohta üle, et ja maailm ei olnud neid väärt. Aga nemad ongi need, see suur pilv tunnistajaid, kes elavad meie võidujooksule kaasa. Kõik need nimed, keda ma elasin, see suur pilv tunnistajaid, nemad on need, kes elavad isiklikult sinule, sinu võidujooksule kaasa. Ja minu jaoks, kui mina jooksma hakkasin, minu jaoks käis see stardipauk 18-aastasena ja siis ma kukkusin liduma koos Jumalaga igavese elu finišisse. Ja see jooks ei ole mitte kulgenud ilusal punasel kummisel valgete triipudega staadionil, vaid see on kulgenud sellisel see on olnud selline nagu maastikujooks. Mäest üles, mäest alla on olnud igasuguseid olukordi, igasugust ilmastikku. Ei ole olnud tuul ainult tagant, on olnud tuul ka eest, nagu meil kõigil. Ja selle jooksuraja ääres ei ole olnud mitte ainult julgustamist, on ka olnud pilkajaid ja see kogemus on meil kõigil olemas. Aga ühte ma saan küll täiesti kindlalt öelda, et ma ei ole kunagi olnud sellest jooksust väsinud. Et ma ei taha enam või ma ei jõua enam või aitab küll. Ma jooksen rõõmuga, sest mind ootab ees võit. Sest Piibel ütleb, see on võidujooks. Me jookseme võidu peale. Ja see võit ootab meid. Aga nüüd ainus võimalus mitte võita seda jooksu on siis, kui ma katkestan oma jooksu. See on ainus võimalus. Aga nüüd, et see ei juhtuks, selleks julgustab Heebrea kirja autor meid jooksma püsivusega, vastupidavalt, vankumatult,
kannatlikult oodates, rõõmsameelse vastupidavusega, püsivalt. Ja absoluutne garantii finišisse, sinna õigesse finišisse jõudmiseks on usk Jeesusesse. See on see garantii. Ja see on Jumala tahe iga kristlase jaoks. Aga nüüd Hebra kirja autor õpetab meile finišisse jõudmist. Ja ta kutsub meid midagi maha panema. Ja see salm ütleb, et pange maha kõik koormav ja patt. Kõik need koormad ja patt, mida inimene kaasas kannab, teeb finišisse jõudmise vaevaliseks. Ja ütleme, usk Jeesusesse on küll garantii igavesse ellu pääsemiseks, aga kui me ei pane maha oma koormaid ja patte, siis see võib meid lihtsalt nii ära kurnata ja nii ära väsitada, et me lihtsalt väsime ära enne finišisse jõudmist. Me ei jõua lihtsalt finišisse, me võime enne finišit otsa saada. Ja koormate ja patuga jooksmine on see, mis ohustab meie rajal püsima jäämist. Ma ikka armastan Eesti filme ja ma arvan, teiegi teate paljusid tsitaate Eesti filmidest, kes te Eesti filmiklassikat olete vaadanud ja armastanud, siis viimases reliikvias öeldi Agnesele, et okkaline saab olema sinu tee püha tõe juurde. Ja see on okkaline igale usklikule, kes tassib oma koormaid ja patte ega viska neid maha. See on väsitav, see on kurnav, see on okkaline ja lõppeks on see ka ohtlik, sest me ei pruugi jõuda finišisse. Aga piiblis on lahendus kõigele. Ja laulud 55, psalmid 55-23 ütleb meile nii, et heida issanda peale oma koorem. Heida issanda peale oma koorem ja tema hoolitseb sinu eest. Ta hoolitseb sinu eest. Ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Jumal ja tema sõna on selline maksimaalne. Nagu ta ütles selles salmis heebrealastele 12.1, et pange maha kõik maksimaalne. Ja ta ei lase iialgi, jälle maksimaalne, ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Ja see kõikumas on selline... See ongi see kõikumine selline nagu algtekstis rappuma, libisema, nihutama, ümber lükkama, paigalt nihkuma, maha kukkuma. Et see kõikumine, no mõtle, sa jooksed ja sa kõigud oma jooksurajal. Seal võib nii mõndagi juhtuda enne finišit. Jumal ei lase iialgi kõikuda õiget, pane oma koorem tema peale. Ja Matteus 11.28 ütleb meile nii, et tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. See on üks hingamine, mis laseb sul vabalt joosta. Jookskem püsivusega, ütleb Jumala sõna siis, meile määratud võidujooksu ja mis meile siis on määratud? Mis see meile määratud siis on? Meile on määratud kindel võit. Sa oled kindel favoriit, sa oled kindel kuldmedali omanik ja sul on antud parim treeningupäevik, piibel, sul on parim treener, püha vaim, meil on määratud parim, meil on määratud võit. Jookskem püsivusega, meile määratud võidujooksu, sul on määratud võit, aga nüüd need jänesehaagid ja katkestamine, see ei ole Jumala plaan meie jaoks. Need valib inimene ise. Aga Jumal on niivõrd armuline, et ma ei tea, kuidas, ma olen nii kerge ära eksima, ma ei tea, oma kodus ma päris ära ei eksi, aga kui ma autoga sõidan, siis ma alati kasutan navigatsiooni, GPS-i, Waze'i, Google Maps'i, kes mida kasutab. Ja siis, kui ma panen mööda, mul on oma marsruut valitud, kui ma panen mööda, siis see GPS teeb trrrt
teeb ilusti ümber rehkenduse, et ma ikka jõuaksin sinna sihtkohta, kuhu ma jõuda tahan. Ja tead, Jumal on ka täpselt samamoodi, sama armuline või mis sama armuline. Jumal on nii armuline, et kui me ei vaata vahepeal seda GPS-i või me unustame selle GPS-i vaatamata või me ei taha teda vaadata, siis see Jumala arm on nii suur, et ta teeb alati ja kui me tahame finišisse jõuda, siis ta alati teeb seda, et ta teeb ühe ümberarvutuse meile jälle, et sa ikka jõuaksid sinna sihtkohta. Nii et peame vastu lõpuni. Õpime maha panema oma koormad ja patt. Patt ise juba on koormav, aga piibel kuidagi toob nagu kaks asja siin välja, et koormad ja patt. Sest ega kristlane, kui ta saab ju Jumala lapseks, siis me oleme ju need õiged, me saame õigeks tema ees. Ja nagu ta ütleb, ta ei lase iialgi kõikuda õiget. Aga seal need koormad võivad ikka edasi olla meie õlgadel, mis nii kergesti takerdab meie võidujooksu. Nii et proovime siis heita need koormad Jumalale, et me jaksaksime finišijoonest üle joosta. Siin ootab üks selline lint, kus sa jooksed lindist läbi ja siis kõik see suur pilv tunnistajaid elavad sulle kaasa. Ära tegid, hoia seda oma silma ees. Nii et pikas plaanis me vajame püsivust, et me jõuaksime üle finišijoone joosta. Aga on veel asju, mille suhtes piibel õhutab meid püsiv olema. Ja üks nendest on näiteks palve. Ja loen sulle mõned kirjakohad selle kinnituseks. Roomlastele 12 ütleb meil nii, et olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves. Kolosslastele 4.2 ütleb, palvetage püsivalt, valvake tänupalves. Jakobuse 5.17 ütleb, et Eelia oli meiesugune inimene, ent ta palvetas püsivalt, et ei sajaks vihma, ning 3 aastat ja 6 kuud ei sadanud piiskagi vihma maa peale. Palvetame püsivalt. Ja Apostlite 2.24 paneb meile kohe nimekirja, mis suhtes me peaksime olema püsivad. Ja see ütleb niimoodi, et aga nemad püsisid apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palvetes. Nii et lisaks palvetele püsisid ka apostlid õpetuses, nad püsisid Jumala sõnas ja oleme meiegi püsivad ja vankumatud ja järeleandmatud Jumala sõnas. Oleme püsivad ja vankumatud sõna printsiipides. Et meie ühiskonnas on ju kõik muutumas, kogu aeg muutub, inimesed ei tea oma sugu enam ja igasuguseid muid asju, pidev muutumine. Aga see ohustab ka meie sellist nagu püsimist Jumala sõna printsiipides. Me kipume võib-olla tegema kompromisse, me ei saa arugi, kuidas ühiskond meid muudab ja me kipume tegema järeleandmisi, aga oleme püsimatud ja vankumatud ka Jumala sõnas. Nii et olgu siis ka meie põhimõtted kristlasena püsivad, vankumatud. Piiblist me loeme seda, kuidas Jumal andis oma sõna Abrahamile, et tal saab olema palju järglasi. Aga see viibis ja viibis ja viibis veel ja ikka viibis. Ja Saara siis ütles lõpuks Abrahamile, et maga siis mu teenija juures, las tema sünnitab lapse, siis on meil vähemalt midagigi. Ja sündis Iismael. Abraham ja Saara ei olnud püsivad ja said Iismaeli. Aga Jumalal oli tegelikult nende jaoks Iisak. Nad küll said Iisaki hiljem. Iisak oli see poeg, kelle Jumal neile lubas. Ja kui sul on ka kiusatus järgi anda ja sa tunned, et ei jaksa enam oodata, Jumal on sulle midagi isiklikult öelnud, aga viibib ja see viibib ja see viibib. Ma julgustan sind, ole püsiv ja oota oma Iisak ära. Kui Jumal on lubanud, ta teeb seda. Kui Jumala sõna on lubanud, siis nii see juhtub. Tema tõotused on jah ja aamen. Oota ära see oma Iisak, ära lepi Iismaeliga. Lisaks palvetele ja sõnale või õpetusele olid apostlid veel ka siis leiva murdmises ja osaduses.
seal oli püsivus kooskäimises, kristlaste omavahelises kooskäimises. Ja ma olen üsna kindel selles, et ka teie naabrid juba teavad, et igal pühapäeval kindlal kellaajal te väljute oma kodust ja suundute kuhugi püsivalt, vankumatult, järjekindlalt. See on sõnum neile. Nii et jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Teise kuningate 5. peatükis me loeme sellest, kuidas, ma seda otseselt ei loe ette, aga ma räägin selle lühidalt teile ära, kus siis oli Süüria väepealik Naaman. Tema jäi pidalitõppe ja läks prohvet Elisa juurde abi saama. Ja Elisa käskis tal minna ja end pesta Jordani jões 7 korda. Mitte 1 kord, 2 korda, 3 korda, 4 korda, 5 korda, 6 korda, vaid 7 korda. Kui nüüd Naaman oleks jätnud teise korra pealt pooleli, no miks kohe ei või juhtuda, on ju? Oleks 3. korra pealt pooleli jätnud või 6. korra pealt pooleli jätnud, ta ei oleks saanud Jumala sõna oma elus näha täitumas. Ta oleks sellest ilma jäänud. Ta ei oleks sõna täitumist kogeda saanud, aga Jumala mehe sõna peale, nagu Piibel ütleb, läks ta ja kastis ennast 7 korda Jordanisse ja tema ihu sai puhtaks. Jumala mehe sõna peale. Piibel on Jumala sõna, usu seda. Võit tuleb püsiva usu kaudu tema sõnasse. Nüüd see Heebrea kirja autor, tema kirjutas selle kirja heebrealastele kristlaseks saanud juutidele. Miks ta selle kirjutas? Põhjus oli see, et tagakius nende vastu usu pärast Kristusesse oli nii suur, et neil oli kiusatus judaismi tagasi pöörduda. Päästetud saanud juudid hakkasid tagasi minema templisse ja jälle ohvreid tooma, kuigi Jeesus oli juba oma ohvri toonud. Neil oli raskusi tagakiusule vastu pidamisega ja Heebrea kirja autor julgustab neid püsima, et püsige, jookske püsivusega teile määratud võidujooksu. Ka meie, see sõna on ka meile, jookskem püsivusega. Sul on kindlasti nii-öelda lõpetamata asju, mida sa tahaksid näha, et see sünniks. Sul on palveid, mis ei ole veel vastuseta. Sa oled ise teinud võib-olla mingisuguseid lubadusi, andnud endale, võib-olla kellelegi teisele ja võib-olla oled katkestanud. Aga ei ole hilja. Võta ennast kokku, jätka nii kaua, kuni sa saad oma Iisaki. Ja kui nüüd siin Heebrea kiri siis oli pöördumisega juudi kristlaste poole selle tõttu, et nad olid suures tagakiusus, siis tagakiusu saame ka meie kogema, me kogemegi kindlasti, kes peres, kes tööl ja kindlasti ühel päeval saab ka see tagakius olema riiklikul tasandil korraldatud, et kristlasi hakatakse taga kiusama, nii et seda püsivust on meil vaja eriti ka siis. Eriti ka siis, kui sa oled tagakiusus või eriti siis, kui see kunagi tuleb võib-olla suuremalt. Ma ei tea, kas me näeme seda või me ei näe seda, aga suur tõenäosus on, et see tuleb. Või mitte suur tõenäosus, vaid Piibel kinnitab seda. Aga jookseme siis püsivusega meile määratud võidujooksu. Korja üles need asjad, mis on jäänud pooleli, tuleta meelde need asjad, mida Jumal on sulle öelnud ja võib-olla sa oled unustanud, sest see ei ole juhtunud ja see ei ole juhtunud. Ole püsiv, jaksa ära oodata, ole vastupidav, vankumatu, kannatlikult ootav, rõõmsameelselt vastupidav. Nii et alustame ja oleme vastupidavad, oleme vankumatud, ootame kannatlikult. Muuseas, Sakarias ja Elisabet, samamoodi eakad inimesed ka ei saanud lapsi. Ja ingel ilmutas Sakariasele, et nad saavad poja. Siis nad olid üsna kõrges eas, aga see ootamine tasus ära. Nad ei saanud lihtsalt lapse.
Nad said ühe väga erilise poja, nad said Risti ja Johannese, poja, kes kuulutas ette, kes rajas Jeesusele teed. Nii et ma soovin ka sinule neid Iisakeid, ma soovin sulle neid Risti ja Johanneseid, neid erilisi asju, tänu sellele, et sa oled püsiv, et sa oled vastu pidanud. Sa ei ole alla andnud, sa ei ole katkestanud pikas plaanis, et me jõuaksime finišisse ole püsiv ja pea vastu. Ja ka need lühemad menetlused nii-öelda, mis meie elus on, olgem püsivad. Püsivad palves, püsivad õpetuses, püsivad osaduses. Finišisse jõuab see, kes jääb püsima. Püsivusel on tasu. Ja see tasu on sulle sinu Iisak, sinu Risti ja Johannes ja igavene elu koos Jumalaga. Aamen!